Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Hea köögisõber, täna hakkan tegema kohupiimakorpe. Retsept on kokkama ragnega. Siit peaks tulema 14 kohupiimakorpi. Kõigepealt tainas. Taina jaoks on siin vaja aineid 2,5 detsiliitrit piima, 25 grammi pärmi, 100 grammi suhkrut, 5 grammi soola ja minul on võetud igaks juhuks 500 grammi jahu. Kui ei ole nii palju vaja, siis võib ka 450. Nii kuidas tunneme vajadust. Täidis jaoks võtsin ma 450 grammi kohupiima, see on Nõmmiku talu kohupiim. Ta ei ole küll nii teraline. Siis on 1,5 suhkrut, 75 grammi suhkrut tavalist, 2 muna ja 2 suppilusikõdet jahu. Nagu ikka, kõik ained peaksid olema toasoojad. Piima me soojendame kas vee sees või soojas kohas käe soojaks, umbes 37 kraadi. Sõõrume kõigepealt pärmi suhkruga ja soolaga ühtlaseks, ta muutub vedelaks. Ja siis lisame sinna juurde, lahjendame piimaga. Ja lõpuks lisame juurde, segame jahu. Ja kõige lõpuks pehme või. Pehme paneme ka kuskil, või paneme ka kuskile kas soojamasse vette, et ta väga sula ei ole, aga pehme oleks. Siin ma hõõrun selle pärmi, soola ja paneme osa suhkrut ka siia. Ja hõõrume selle siis pärmi lahti. Nagu näete, või ja piim on soojas vees. Siin ta soojeneb natukene. Ja siis me võime seda sooja piima kallata siia natukene juurde, lahjendada selle pärmiga. Näete, ta ongi juba vedel. Muutub täitsa vedelaks. Ja kui nüüd see piim oleks meil juba hea soe, siis me paneme siia piima sisse. Võib ka leiget vett panna lusikatäie. Täidise jaoks ma võtan selle nõu, panen siia sisse selle kohupiima. Panen siia juurde suhkru. Vanillisuhkru. Munad. Ja siin oli ka 2 suppilusikõdet jahu. Ja segan segamini. Peaks nagu olema teraline kohupiim, aga meie kaubanduses ei müüda paraku teralist kohupiima. Kui ise omast talupiimast teha kohupiima, võt siis saab küll teralise. Mina ei ole kaubanduses sellist nõukaaegset kohupiima teralisust veel leidnud. Aga loodame sellest saada ka.
ja siis katame selle kinni katta, kas rätikuga või kilega, et ta ei kuivaks. Seni kui pärmitainas veel kerkib. Nii, nüüd on olemas. Täidis on valmis. Nii, nüüd me vaatame, kas see piim on nüüd käesoe. Me võime proovida teda sõrmega ja kui me tunneme, et ta on sama soe või ei ole soojem, siis ta ongi peaaegu käesoe. Aga kui teil on olemas selline kaubandust ostetud selline termomeeter, see on väga hea selles mõttes, et saab liha sisse torgata ja saab toituda sisse ja eelnevalt näete, ma nüüd panen, siin ta näitab praegust mul 25 kraadi, ma panen ta nüüd piima sisse otsa ja ta kohe näitab mulle ära, palju siin tegelikult on piimatemperatuur. Ma arvan, et ta kuskil on 35 on julgelt. Noh, võiks natuke rohkem olla, aga no 35 ta on ära ja sellest piisab ka, kui 35 on. Ja nüüd ma kallan selle piima siia. Lahjendan selle pärmi piima siis ära. Ma võin siia panna isegi suhkur sisse. Suhkur laustab ka siin ära. Ja nüüd ma võtan selle jahu. Ja sõelun selle jahu siia segunusse. Õhustan teda. Võime natukene tal järgi jätta ka, et me kõike sisse ei pane. Vastavalt vajadusele. Nii. Jätame igaks juhuks järgi. Nii, ja nüüd, kui see on nüüd segunenud. Enam-vähem. Kui on kahtlus ja vana pärm on, siis võib niimoodi natuke 10 minutit niimoodi oodata. Siis hakkavad siia peale tekkima mullikesed väiksed. See ütleb sedasi, et pärm töötab juba, ärkas üles. Aga mul on värske pärm. Selles ei ole mingit kahtlust. Ja nüüd ma hakkan seda kallama siia sisse, segunõusse. Kallame kõik ära. Natuke oli põhjas suhkrut, sest ei ole midagi. Ja segan nii kaua, kui on võimalik ja kui ei ole, siis hakkan käega edasi segama. Ja siis segan nii kaua, et ta käe küljest hakkab külge ja see nõu põhjast ka, nõu seinte pealt ei hakka ka külge enam. Siis on tainas hea. Ja siis ma katan ta rätikuga või kilega ja panen ta seisma soojesse kohta, kerkima. Ja ongi parem juba hakata käega segama. Ja seda segada umbes on vaja 10 minutit. Me võime ka laua peal segada, aga kui laua peal ei ole ruumi või, et näed, siis kausis saab ka edukalt seda teha. Ja kui see nüüd tainas on enam-vähem juba nagu olemas, siis me paneme lõpuks juurde selle pehme või. Antud juhul ta on 37
7 kraadi juurest on ta juba hakanud sulama. Nõu põhjast on ta kuul juba lahti juba. See on tugev selline. Nüüd ma kannan selle või ka siia sisse. Missugune. Ja katame ta nüüd selle rätikuga või kilega ja soojasse kohta. Antud juhul mul on siin soe vesi, 37 kraadi. Ma panen ta siia vanni ujuma. Nii. Ja katan ikkagi kinni jälle. Ja mingi poole tunni pärast käime vaatamas, kas siin juba on kauss täis. Nüüd on tund aega möödunud. Tainas ma juba katsusin ja võtsin ta, kaalusin teda 900 grammi. Ja ma kannasin seda. Nüüd panen siia lauale, siputan natukene seda jahu. Ja üritan selle taigna teha siis nüüd lõigatada pooleks, et siis peaks saama 2 panitäit. Umbes täpselt pooleks. Retseptis on kirjutatud, et saab 14 tükki, aga kui ma teen nii-öelda kuus ja kuus, et selle vormi peale on äkki kergem teha. Teen pooleks ja siis veel pooleks. Vaatame, kas siis palju see üks tükk tuleb, 75 grammi, kas on 89 isegi, 73, 70, 71, enam-vähem 80. See on väike ja see on 81. Nii, enam-vähem siis nüüd. Enam-vähem on ka. 59, see on lahti. Nii. No, see on nüüd kõige lahti. Ja nüüd nendest tuleks siis veeretada nagu pallid. Ja panna siis küpsetuspaberiga pannile kerkima. Ja lasta siis 15 minutit kerkida. Nüüd nad kerkivad 15 minutit julgelt. All on sooja ja vanni. Nüüd on oma 15-20 minutit siin seisnud.
trükkinud mingil moel. Nüüd ma üritan klaasiga vajutada neid. Ma teen igaks juhuks klaasi põhja jahuga kokku. Ja üritan siis nüüd pigistada selle laiaks. Esimese korraga nagu ei tunneta hästi. No. Et nagu märjaks ei teinud selle jahuga kokku ei teinud, nii kohe hakkab kaasa tulema. Tahab ikka jahu saada. Nii, selle põhja ma üritan küllaltki õhukese teha. Mingil moel ta tõmbab kui tagasi. Nii, ja nüüd ma panen talle siis sisse täidise. Täidise nagu ikka ma jagasin pooleks. Pool siia ja pool sinna. Nii.
ja nüüd ma määrin selle munaga. Määrin selle munaga need servad ära. Ja siis nad lähevad mul ahju. Tagasihoidlikud sellised. Ja nüüd nad lähevad praeahju 200 kraadi ja 15 minutit. Siin siis minu 12 kohupiimavorpi said valmis. Nad olid ahjus 200 kraadi ja 15, isegi 14 minutit. Head isu.